No hei, head müügiinimesed üle Eesti ja üle kogu maailma, kes mind eesti keeles tahavad kuulda ja minu pisikest müügiblogi jälgivad. Mm, Peatusin siia Lasnamäe ärilinnaku ääre peale, haarasin tassi kohvi ja mõtlesin, et tulen korraks toast välja, et juba kolmas nädal läheb toas istumist ja laua taga töö tegemist, et päris ammu pole nii pikalt pidanud toas istuma ja nii pikalt sellise stoilise rahuga igasuguseid taustategevusi tegema. Ma arvan, et sa väga paljuski tunned ära enda argipäeva. Täpselt sellise samasuguse argipäeva. Ja ma olen viimased 2 nädalat jälginud. Ja täna mõtlesin, et vahetan teiega mõtteid ja kuulen kindlasti ka teie mõtteid vastu. Ehk siis, kui sul on midagi, mis minu mõtetega haakub või midagi täiendada, et siis kirjuta siia video alla ja kui sa nendest mõtetest kasu saad, siis kindlasti vajuta like ja aita sellel videol teisteni ka jõuda. Ma olen sulle siiralt selle eest tänulik. Nüüd, ma ei viitsi rääkida koroonaviiruse juttu, pigem räägime sellest seisundist, mis meid praegu ümbritseb. Kui me vaatame oma kliente ja me vaatame ka Dominate Salesil nagu laiemalt meie kliente, et mis toimub. Toimuvad väga huvitavad protsessid. Esiteks, eelmisel nädalal mitmed mu tuttavad ettevõtjad on öelnud, et nad on oma koondamised juba koondamisteated välja saatnud. Mida tähendab sulle kui alustavale müügiinimesele, kui sa saad koondamisteate? Kui sa oled just oma karjääri alustanud, et mis see siis nagu tähendab? Ma võin sulle öelda, et see põhimõtteliselt laias laastus tähendab 2 asja. Ja mille põhjal ma seda ütlen, oli mul au olla osaline 2008 aasta selles meie suures majanduskriisis, millega mulle tundub, et me ei saa võrrelda tänast kriisi, kus me oleme sattunud, et see oli poisike. 2008 oli poisike, selle kõrval, mis meil nüüd siit välja kooruma hakkab. Aga mis juhtus? Juhtus 2 asja. Juhtus see, et ettevõtjad hakkasid kohe kiiresti oma kulusid optimeerima ja nad said väga hästi aru, et mingid inimesed tuleb minna lasta. See, kui sul lastakse minna, ei tähenda seda, et sa oled kehva tegija. See, kui sul lastakse minna, võib olla täiesti puhtalt selle järgi, et tööandja kardab oma tuleviku pärast, et ei jõua sind palgafondis lihtsalt üleval hoida. Nüüd, kuulates tuttavate juhtide eelmise nädala, ütleme, et müügitiimide kärpeid, siis väga paljuski vahetatakse välja ka need inimesed, kes on juba pikka aega, ütleme, lepase reega sõitnud, aga õiget töötulemust pole välja toonud. Ja ma ei saa neile pahaks panna seda, see on täiesti orgaaniline, normaalne kulgemine, et sa vahetad need inimesed välja. Mis juhtub tööturuga, müügiinimese vaatest? Tööturuga juhtub see, et müügitööpositsiooni hind kindlasti läheb alla ja müügitöö tahtjaid tuleb väga palju turule juurde. Sest et kuulates juba, et palju teateid on juba välja antud ja ma arvan, väga palju teateid antakse välja veel. Ehk siis turg küllastub nii heade keskpäraste kui kehvade müügiinimestega ja see on minu arust üks okei trend. Selles mõttes, et aktiivsemad leiavad endale nagunii tööd. Müügitööst ei ole puudust mitte kunagi, mitte ühelgi ajal, ei masu ajal ega kõrgperioodil ega keskpärastel aegadel. Ehk siis, kui sa tahad ja sa oled valmis toimetama, siis kindlasti leiad endale hea müügitöö. Nüüd, mis toimub kliendi peas? Ja sina noor müügiinimene, kes sa oled täna tööl ja kui sa oled päris nõutusseisus, mõtled, et päriselt nagu müük kärbas kokku, ma ei tea, 1 nädalaga, et üle-eelmisel nädalal väga paljudel kukkus müük nulli. Mida sa selle teadmisega edasi teed? Täna on sul võimalik, mida täna üldse tehakse? Täna korrastatakse baase. Ja kui sa mõtled korraks masuajale, milline oli masuajast läbitulemise strateegia edukatel ettevõtjatel? Edukate ettevõtjate strateegia oli see, et püsiklient tõmmata nii enda lähedale ja kallistada püsiklienti nii kõvasti, kui vähegi saab. Ehk siis püsiklient hoitakse täielikult enda embuses ja püsiklienti teenindatakse, ollakse paindlikud, lastakse vajadusel hindasid alla. Ehk siis sa noore müügiinimesena arvesta sellega, et kui sul ei ole enda portfelli, siis su konkurent, kelle portfellihoidja käes on pikaajalised kliendid, ta teeb mida iganes. Aga pean tunnistama, et alati see nii ei ole. Igasugune kriis on ümberjagamiste aeg ja uute võimaluste aeg. Ja ma annan sulle mõned soovitused. Mõned soovitused siit. Selge on see, et need mõned täissöönud ettevõtted, kelle müügitiim vaatab seda hetke praegu kui puhkepausi.
ja mõtleme, et praegu ongi hea aeg teha kodused majapidamistööd ära, nokitseda, teha üks külmmõlle ja küll need kliendid püsivad minu küljes, on ju, minu portfelli kliendid, siis tegelikult see nii ei ole. See on sulle, aktiivne noor müügiinimene, ideaalne aeg, kus hakata oma andmebaasi, oma kliendibaasi laiendama. Ehk siis, mida sa täna tegema peaks? Sa peaks täna vaatama üle kõik oma ettevõtte kliendid, kes on vähegi potentsiaalsed, kellega peaks ühendust võtma. Ja vaatame juurde, keda sa konkurentile tahad ära napsata ja lootma selle peale, et konkurendi müükar magab ja ta ei viitsi midagi teha, sest ta arvab, et praegu on paus ja praegu midagi ei juhtu. Ehk siis, mida selle pausi ajal tehakse? Selle pausi ajal kõik saavad aru, et kui müüa ei ole võimalik, siis sa ei saa kliendilt toodet või teenust kurgust alla toppida, ehk seda peaks ostma. Aga sellel ajal luuakse usaldussuhteid ja alustatakse usaldussuhteid. Ehk siis põhimõtteliselt anna endale aru, et aeg on omandanud teistsuguse väärtuse. Aeg iga juhi, iga keskastme juhi, iga sinu ostujuhi, keda sa pommitama pead. Kõikide nende vaatest on aeg omandanud täna natuke teise väärtuse. Ehk siis aega on rohkem. Mõtteid jagada on rohkem, sind kuulata on võimalik rohkem, sinuga rääkida. Kui sa saad inimesega, peaks joone peale või sa saad temaga rääkima, siis inimesed on valmis suga pikemalt rääkima. Sellepärast, et kui pall hakkab uuesti veerema, kui tuli hakkab ereda leegiga põlema, siis kõigil on täpselt sama vähe aega keskendumiseks. Ja sinu mürast läbi tungimiseks on sul vaja rohkem ja targemat tööd teha. Ehk siis täna, mida sa teha võiks? Täna võiksid sa koguda endale andmebaasi. Täna sa võiksid kaardistada, lihtsalt helistada neile ja kõigepealt, millest inimesed rääkida tahavad? Inimesed räägivad meelsast ja kriisist, inimesed räägivad meelsast iseendast ja inimesed räägivad oma ettevõtte saavutustest. Ehk siis nendest 3 elemendist. Loomulikult sinna tulevad juurde hobid, pere, sünnikoht ja kõik muu selline oluline ka, väga oluline asi. Aga peamiselt, et kust jutt käima saada. Loomulikult, alustada võid sa oma kriisimõttega ja öeldagi, et huvitav, et kõigil on praegu see üks ja sama seis, on ju. Et ma võin öelda teie konkurentide koha pealt, et tehakse nii. Mis iganes on see, mis võiks tekitada huvi su kliendist suga vähegi pikemalt rääkida. Ehk siis, ära mine talle toppima midagi kurku. Pigem mõtle välja 3 oma kaardistamisküsimust. Mõtle, mis asjadele sa tahaksid, 10 kliendilt vastust saada, mis oleks need olulised küsimused, mis annaks sulle natuke juurde. Ja proovi ehitada heas mõttes usaldussuhet, proovi vestelda. Nüüd, need, kes teevad müügikohtumisi, nagu ka mina ja meie tiim teeb müügikohtumisi, kes teevad müügikohtumisi kas Zoomi teel, Teamsi teel, Skype'i teel või mõnes muus teises keskkonnas, pean tunnistama, et see on päris triki. Et kui te mõtlete üldse müügi ja mõjutamise peale, siis õnnelikud need, kes täna suudavad close ida või konverteerida müüke telefonis. Väga väike grupp inimesi. Need, kes peavad, kelle müügifilosoofia näeb välja niimoodi, et kõigepealt siis kõne ja siis kohtumine ja kohtumisele siis järgneb pakkumine või kohtumisel close'id. Siis ma pean tunnistama, et uus väljakutse on esitatud ja uus väljakutse on esitatud seal, kui sa ennem olid harjunud lugema inimest sinu laua taga, saama tema märkidest aru, jälgima teda ja teadma, millal ostusignaalid õiged ostusignaalid üles hüppavad, siis ma pean tunnistama, et me oleme teinud viimastel nädalatel Skype ja muid aplikatsioone ka kasutanud ja kui sul ei ole kliendi pilti ees ja kui sa pead close ima klienti kinni silmi, selles mõttes, et sa ei näe teda, sa ei näe, mida ta mõtleb, sa ei näe ta näoilmet, sa kuuled ainult ta häält mikrofonisse ja seda ka kehva kvaliteediga, siis ma ütlen, et see on päris triki. Aga arvesta sellega, et kõik on täpselt samal tulejoonel. Ehk siis kellelgi ei ole täna konkurentsieelist. See on sinu töö iseendaga, sinu harjutamine. Kuidas siis, me nimetasime selle üle-eelmise nädala esmaspäeval, see tuli tegelikult Pipedrive'i tiimijuhilt, et see on kontaktivaba müük. Kontaktivaba müük, mida tähendab sinu jaoks kontaktivaba müük? Kontaktivaba müük tähendab, et sa ei saa seda inimest lähedalt mõjutada. Sa pead teda distantsilt mõjutama. Aga oluliselt raskem on kõigepealt see inimene üles leida. Kui sul täna ei ole, ütleme, et sa oled alustav ettevõtja või sa oled alustav müügiinimene, sa ehitad alles oma portfelli ülesse ja sul päriselt ei ole veel oma kliendibaasi, siis kus sa selle kliendi üles leiad? Ja sa võid osta inforegistrist, krediidiinfost, äriregistrist, sa võid osta endale ettevõtete listi, panna mingid kriteeriumid paika ja tellida endale listi ja hakata neid lihtsalt läbi käima. Sa võid kaardistada Google'dades, vaadata, kes on sinu ettevõtte segmendis veel tootjad ja hakata neid kaardistama ja kontakti otsima. Sest et üks asi, mida sa ära kindlasti enda pähe võtta, ära võta enda pähe seda, et praegu hetkel müük ei toimub küll. Usu mind, kõik nutikamad tegelevad täie hooga usaldussuhte ehitamisega ja baaside korrastamisega tagaaias.
ehk siis, kui sellest, kui tulepall uuesti pöörlema läheb, siis su baas on korras, siis sa tead, kellele mida, millist informatsiooni saata, kellele külla minna, kellega sa oled täna teinud 40-minutise ülimõnusa kõne. Ja järgmiseks on see, et kui pääsed kontorist välja, siis ütled jälle või pääsed kodust välja, siis ütled jälle, kuule, ma tulen hüppan läbi. Ma tulen hüppan läbi, et viimati rääkisime päris pikalt ja olid üliägedaid mõtteid, et arutame nüüd neid edasi. Ehk siis ära suhtu niimoodi, et praegu ei ole võimalik müüki teha, isegi kui sinu sektoris on praegu hetkel täielik seisak. Tee oma baas korda, ehita usaldussuhet, loo kontakti inimestega. Aeg on täna pikem. Aeg on täna pikem kui kuu aja pärast. Kasuta seda pikemat aega ära. Ja kui sa oled tööturul, siis kiiresti hakka pöörduma ise ettevõtete poole. Kindlasti läheb varsti tuli lahti selles mõttes, et esiteks värvatavaid on nii palju töö põllu peal olemas. Ja teisest küljest neid, kes värvata tahavad, need hakkavad ka positsioone ümber vaatama. Sellepärast, et kui täna lastakse 3 või 4 inimest müügitiimist minema, siis varsti on vaja sinna uusi inimesi asemele. Ehk siis uus ring hakkab uuesti pöörlema ja kui sa ei sobinud võib-olla täna ühte organisatsiooni, siis sobid suurepäraselt oma isikuomaduste ja oma lähenemise poolest teise organisatsiooni. Ehk siis minu statement või minu mõttekäik on see, mitte miski ei ole kadunud. Seniks, kui sa oled hoitud, seniks, kui sa hoiad oma tervist ja vastutad oma tervise eest, siis oled sa kõigeks võimeline. Ja neile, kes tegelevad ekspordi poolega, nendele ma just praegu mõtlen lahendust välja või mõtleme tiimiga lahendust välja, et kuidas siis kompida kontaktivaba müüki üle piiride. Kui sa sellest rohkem teada tahad, siis kirjuta mulle, meiliaadress on siin video all ja ole kallis. Hoia pea püsti, hoia energia paigas, hoia ennast tervena ja kui näed väärtust, siis vajuta mu videole like või jaga seda. Aitäh sulle ja kuuleme jälle. Ciao!